võitleja jaoks tugi ja sammas. See tähendab minu jaoks selles suhtes suurt au, et ma saan toetada oma pereliiget tegemas midagi üliinimlikku, eks ju, ja olla võitmatu. Minu jaoks on see väga hea, et ma saan vennaga kaasas olla, sest ma arvan, et ta vajab tuge ja on hea kedagi kannustada, innustada. Sellist võimalust, et üldse võistelda ja tulla siia ja elada kaasa, see on väga tähtis on see. Minu jaoks ja tema jaoks ka ilmselt. Kui nii-öelda Eesti värve ikka piisav ports juba seal tribüünil on, küll ma siis neid näen, et neid hetki ikka tuleb, kus ma saan aeg-ajalt maha võtta ja lihtsalt vaadata ja nii-öelda viiagi mõtted nüüd sellest pingelisest hetkest veidikene kõrvale ja teha enda mõistusele väike restart. Tegelikult on niimoodi, et ega nad välja ei näita, et me nii väga vajaksime teie tuge aga kogu aeg on ikkagi tunda seda, et nad otsivad pereliikmete kontakti ja teadmine, et sa õhtul tuled ja su pere on siin, et see on ikkagi ääretult oluline, et kui ma temaga seda arutasin, siis ta ütles, et sa võid kõike rääkida, aga nutma ei tohi hakata, nii et mina võtan seda nagu väga hingega ja ma usun, et tema samamoodi, lihtsalt minu pereliige on ehtne Eesti mees ja nii lihtsalt on, et aga see on ikkagi hästi oluline. Kuna me mõlemad spordimehed, siis me teame, et üksteise innustamine on hea. Kui käia nüüd tribüüni eest läbi näiteks teiste võistlejatega koos ja kui mul ei oleks seal tribüünil lehvitamas ja hõiskamas väikest punti, mis on kindlasti olemas teistel võistlejatel, oleks nukker, ma arvan. See on nagu elementaarne, et oled oma elukaaslasega kaasas, tema käest hoiad kinni ja aitad teda, kui on vaja abi. Ikka südantsoojendav tunne on, kui ma näen, et kaasmaalased hoiavad mulle pöialt, hõiskavad kaasa. Et selleks lühikeseks momendiks minu õnn ja rõõm on ka nende õnn ja rõõm.